Tule minu ilda ja istu majje, videvikku vietamajje. Tule minu ilda ja istu majje, videvikku vietamajje. Ei mina tohi teid. Aga jah, selle konkursi teemal, mulle meeldib Soome näide aastaid juba, kus vallavanem ongi ju lihtne töötegija. Selles mõttes mitte lihtne, ta on ikka tark ja pädev inimene. Aga et ta on nii-öelda ametnik, et keda ei pea valima sul iga 4-5 aasta tagant ja panema, et ma kandideerin või praegu ka üle Eesti vaatad, et ma kandideerin vallavanemaks. Tegelikult sa kandideerid volikokku ja volikogu valib vallavanema. Aga kui see vallavanem ise on nagu selle loodava koalitsiooni juht, et siis ongi see mure, et kes siis seda valda juhib, et kas volikogu või vallavanem. Ja kui see vallavanem ise on tegelikult koalitsiooni juht, siis nagu volikogus ongi kõik täpselt nii, nagu vallavanem nagu eest veab. Et see oli see mõte, miks me tahame nagu vallavanema valimist teha konkursi korral ja siis korraliselt saada sellist pädevust juurde. Päris niimoodi ei saa, et ta jääb ametisse nüüd, ma ei tea, kui kauaks siis. Ei eks seal on muidugi küsimus, et võib-olla on see 5-aastane tsükkel või nii-öelda tähtajaline võib ka isegi olla, selles mõttes ei oleks ka nagu üldse küsimus. Aga lihtsalt see, et mitte sa ei saa parteilise kuuluvuse ja kuskil laua taga tehtud kokkulepete alusel vallavanemaks, et kuule, et teeme nii, et sa oled volikogu esimees ja me võtame siis vallavanema koha ja paneme kellegi sinna. Et võiks olla ju nii, et ikkagi vallavanemaks saab see, kes on kõige pädevam inimene, kes seda nagu ametnikkonda peab juhtima. Aga kui praegult või kas või sealt edasi ka abivallavanemad, et kui lihtsalt on see erakondlik kuuluvus, et praegult ka Järva vallas, et Isamaa koht on abivallavanema koht, Järva vallast nagu justkui kedagi Isamaast ei olnud võtta, pink oli lühike, toodi Kadrina mees ja Siim, mul ei ole ühte kalba sõna, aga lihtsalt, aga te ei tunne valda, aga sa pead hakkama seda valdkonda juhtima, ta lähebki 2 aastat aega, kui üldse nagu teada, kus on Tammsaare muuseum ja kus on Piimandusmuuseum ja kogu sellest nagu eluolust aru saada, et siis nagu on see jälle maha visatud aeg ja võiks nagu sellise terve mõistusega ja lähedalt inimese võtta, kes nagu teab asja, et muidugi kõik õpivad ja saavad nagu enda pädevust tõsta, aga lihtsalt, et nagu meil ei ole seda aega nagu vaja. Jah, ta ise kandideerib ka praegu Kadrines, on meil vallavanema kandidaat, kui Isamaa võidab. Isamaal nimekirjas ma nägin nendel, et vallavanema kandidaat, Siim Umerov, aga kandideerib ise Kadrines. Mulle selles mõttes müts maha Siimu ees, et ta ei teinud seda nii-öelda ümberkirjutust ja poliitturismi, et ma töötan siin ja ma kirjutan sisse, et me saame nagu väga julgelt öelda, et meil on kõik inimesed elavadki siin ja minu meelest EKRE-l ka vist peaks olema see, et kõik kohalikud inimesed on ka nii-öelda kandidaadid, et elavad nagu Järva vallas. Aga teiste või seal ütleme Isamaa ja Keskerakonna puhul seda ei saa ju 100% öelda, et kui sa käid Järva vallas tööl, siis see nagu ei anna justkui ju ikkagi õigust nagu nii-öelda fiktiivselt sisse kirjutada. No teine asi on, kui on inimesed ikkagi nagu selle piirkonna, ma ei tea, patrioodid ja tahavadki seda nagu teha ja panustada. Ma rääkisin Toomasega sel teemal ka, et sest et ta ise, ma tean, on siin Koerus ju sündinud, kasvanud, koolis käinud ja teeb ka mingi turismi asja ja endal siin kodu ja vanemad ja tahab nagu seotud olla. Et naine on sealt Harjumaalt siis ja seal kuskil Anjas peavad hobused ja nii, aga Elram ütles, et on 3 kilomeetrit Imaverest, elab vallapiirist väljas, aga on 30 aastat Imaveres nagu vallavanem või mis ta vallavanem. Et kui ta on ikkagi piirkonna selline patroon, aga on nagu üle mingisuguse praeguse haldusüksuse, siis ma arvan, me ei peaks nagu pilli katki ajama. Aga nagu see põhimõte, mina olen samamoodi seda meelt, et kohalikud, kes on siin nagu südamega siit pärit ja kes hoolivad selle koha eest,
noh, mina olen seda poliitsrahva asja EKRE-s öeldi, et jah, me oleme ka seda meelt, see on ka meie noh, kooskõlas nendega, et ma saan seda asja seal nagu läbi nende ajada ka. Just selle kohaliku võimu nagu koha peale toomisele, et meil ei oleks nagu väljaspoolt ekspluateerida kohtlejaid või kasusaajad lihtsalt, et noh. Elrami puhul siis okei, ei ole nii hull minu arust, aga võib-olla jah, põhimõttes ma võib-olla olen ka nõus. No ja eks see ongi selline põhimõte, et noh, a la näiteks kui ma praegult Paide linnameeskonna kogukonna juhina läheksin Paide linna kandideerima, on ju, noh, see oleks sama point, et ma põhimõtteliselt Paide linna ka patrioot ja eestvedaja kogukonna inimene ja ma arvan, et ma saaks seal päris kenasti hääle, on ju. Aga no see, et ma olen nagu töökohaga seotud, on ju, või et mulle see koht meeldib, siis teiste inimeste suhtes see justkui nagu ju ei ole aus, kuigi ma seal teen populaarset asja, on ju, et see on nagu kui noh, ega praegult Eestis on ju ka tehtud see noh, kohtupraktika ka Elva näite puhul, kus siis kas Maano Koemetsa puhul on ju prokuratuur alustanud ka menetlust, on ju, et seoses sellega, et ta on fiktiivselt sisse kirjutanud, ta on tulu saanud tänu sellele, ta on olnud kas äkki volikogu esimehe teema seal oli vist, et ja meil oli nagu sama teema Pihelgaga või? Või mis, kas Pihelga, kellest siis jutt käib, kui Elram on nagu noh, Heli, tegelikult on ju kohalik. Tammikuga ka vist ei ole seda nagu, Pihelgaga oli siis mingi skandaal. No Rait, noh selles mõttes Rait ja Tiina, kes olid ju pikalt ka valla juhtimisega seotud, siis üks ju elas juba noh, on eluaeg Paides elanud põhimõtteliselt ja Rait on viimased, ma ei tea, 5 või 6 aastat, ma isegi ei tea, on ju Tartu lähedal Kambja vallas elanud, on ju, et aga noh, kõik teadsid seda, aga noh, see oli nagu selline noh, ma ei tea, lõpuks juriidiliselt on jokk, on ju, noh, et no. Aga okei, see selleks. Ma sain aru, et meil EKRE-st seal ka mingid, kes seal koosoleku rääkisid sellest teemast põgusalt, aga noh, need on siuksed, ma ütleks nagu noh, ilusti, et nagu tähenärimised, et noh, et kui sisulisemaks minna, siis mis sa tunned, et praegu on nagu hästi vallas, mida peaks nagu hoidma ja kaitsma ja mis on siis nagu kehvasti, mis on väga halvasti? Ei, ega lõpuks võib-olla mis ma ise vaatasin on see, et tehakse ju uuringuid ka, et kuidas rahvas rahul on ja no, minu omavalitsus.ee, terve Eesti nagu KOV-id on üksteisega võrreldavad, on ju. Et meil siin 2 aastaga on inimeste rahulolu avaliku valitsemisega langenud 14 punkti, oleme Eestis kõige kiiremini, suurema langusega olnud viimase 2 aasta jooksul. Et ju siis mingi selline avaliku valitsemise nii-öelda kas siis stiil või suhtlus midagi on siis inimestele kripeldama jäänud, et kindlasti võib siin öelda mingid seosed siin ma ei tea, koolide sulgemistega ja nii edasi, aga noh, a la Ambla kooli osas on. Aga ma arvan, et sellist nii-öelda kaasatust ja avalikku suhtlemist saaks nagu paremini teha või ka mingeid konkreetseid teemasid, mis on nagu öeldud, et jah, me oleme vastu, et või ma ei tea, täna vist siin väga pikalt tuulikutest ei hakkaks rääkima, et ma arvan, et me oleme selles osas nagu ühte meelt, on ju. Et need ei peaks olema, aga meil ei ole lõplikku sõna või otsust või mingit tegevust sellele nagu järgnenud alates, ma ei tea, veebruarist, kui me sellest volikogus rääkisime, viimane kord volikogus küsisime ka, et kus maal see asi on. Aga järjest riburada pidi Eestis ju tegelikult omavalitsused neid otsuseid teevad, on ju, et ja hästi, muidugi on palju asju ka, loomulikult meil on toredad kultuuritöötajad, meil on entusiastlikud kogukondade eestvedajad, ma arvan, et meil on päris palju tegevusi teha, alati saaks rohkem muidugi või me räägime, ma ei tea, laste huviharidusest, et kus siin just viimane volikogu mulle meeldis, et ka nüüd vallavalitsuses mõeldakse juba selle peale, et kas muusikakooli tasud mujal käivatele õpilastele peaks olema nii-öelda noh,
ekstra hinnaga, et lapsevanem peab seal maksma 30% sellest nii-öelda kohatasust ka kinni lisaks nii-öelda lihtsalt tavalisele õppetasule, et aga kas seal nagu teiste omavalitsustega, kust need lapsed peaks tulema, ei saa koostööd teha, näiteks Paide kunstikool, eks, et meie tütar käib nagu seal, siis me uurisime seda teemat, eks, et kuidas siis on, et Järva vald ja Paide linn siis Järva valla sõnul teevad head koostööd, sealtpoolt öeldi, et ei tea midagi. Et aga ikkagi kompenseeritakse, et kui meil ei ole sellist samasugust alternatiivi pakkuda, siis ma saan aru, et see raha liigub omavalitsuste vahel. Jah, aga mitte selles mõttes, et ma ei tea, kuidas see kunstikooli näitel oli, aga muusikakoolide näitel puhul oli küll, et see on nagu 70%, mis siis nagu kompenseeritakse, aga et kui sul ei olegi oma piirkonnas või ma ei tea, lähema 15-20 kilomeetri raadiuses seda teenust saada, ütleme Ambla piirkond, et selle muusikakool on ilmselgelt mõistlik Tapale minna, aga et kui siin ütleme Koerus käies muusikakoolis sul ongi lihtsalt see kohatasu 25 eurot nii-öelda kuutasu, siis seal on siis kohatasu 25 pluss veel siis selle nii-öelda omavalitsuse poolne nii-öelda tasumine 30% hulgas, et sisuliselt peaaegu 100 eurot. Kas see oli Amblas, kus oli kogukond, kes mõtles, et läheks Järva vallast ära või? Ja Ambla vallaga meil oli siuke koht, pikalt juba see teema, et nad kunagi kogunud allkirju ja me kas eelmisel või oli see äkki 2017, kui oli see veel tõsisemalt üleval, siis me oma valimisliiduga ütlesime ka, et kui selle piirkonna inimestest, täiskasvanud inimestest tõesti 51%, mitte nii-öelda, kes allkirja panevad justkui, et nendest, aga et üle poolte inimestest ikka tahavad ära minna. Et siis on seesama demokraatia jutt või mis inimesed korra rääkisime, et kui inimesed tunnevad, et nad kuuluvad kuhugi mujale, siis me ei pea nagu vägisi kinni nagu hoidma neid, et aga kohalikud maadevalutajad. Aga see tuleb nagu selgeks rääkida, mis sellega kaasneb, kuidas igasugused muud asjad, siis avalikud teenused siis olema hakkavad, et ega lõpuks neid liikumisi on ju siin Eestis nii-öelda külade kaupa või asulate kaupa olnud ennem ka, et see ei ole nagu mingi, ma ei tea, tabuteema lõpuks. Aga võib-olla Järva vallal nagu siis 8 aastat siis olnud, eks Järva valla, enne olid siis iga tõmbekeskus oma vallaga. Et Järva vallale on see ikkagi, ma arvan ju pigem siuke tagasiside, et meie juhtimisel ei taheta olla, et nii kehva on. Absoluutselt. Muidugi selles mõttes, et ega see ongi see küsimus, et kui palju sa suudad arvestada kõikide nagu nende ühinenud omavalitsuste ja piirkondadega endiselt, et kui meil on 7 omavalitsust, mis on üks nagu suurema arvuga liitujaid üldse on ja meil on 80 kilomeetrit valdpikk, selle nii-öelda tasakaalustatud areng, millest on tihedalt räägitakse, et seda ongi väga nagu keeruline teha ja sinna tulebki nagu panustada ja seda enam tuleb see nii-öelda mõnes mõttes kompetentsi ja valda tundvate inimeste nagu teemamäng, et sa nagu suudad suhestuda seal sellesama Ambla kogukonna inimesega ja ka Imaveres või Käsukonna inimesega ja sa pead nagu tundma neid piirkondi kõiki nagu oma käe peale. Aga et sa olid ise ka vallavanem, et kuidas sa siis vaataks, et kas see on õnnestunud projekt või pigem mitte siis või? Et me peaksime mõtlema, et äkki läheme tagasi väikeste valdade juurde või kuidas? Tead, see lõpuni on raske sellele vastata, et vaadates just paar nädalat tagasi tuli just ju uuring välja, mis tehti siin omavalitsuse ametnikkonna osas, et peaks vähem olema 5,5 ametnikku nii-öelda, et meil ju rahvastiku arv väheneb sellise tempoga, et nagu päris hirm on üle 200 inimese aastas, ma arvan, et tänase seisuga ka sel aastal üle 100 inimese on vähemaks läinud, et kuidagi peaksime selle peale mõtlema, et inimesed tahaks siia jääda, et neil oleks see kindlus, et neil kool ja lasteaed ja õpetajad on olemas ja saavad selle kvaliteetset haridust siin, et aga meil praegu on mingid näited, süvitsi ma ei julge öelda, mis seal põhjused on, aga et kui ma ei eksi, siis oli justkui jutt, et Imaveres läheb lasteaiast läks kooli, siis äkki 3 last esimesse klassi, vist väga vähe,
aga tegelikult potentsiaalseid minejaid oleks nagu palju rohkem sealt nagu piirkonnast, et siis seal noh, see on ainult üks näide on ju, et aga et mingid põhjused kuskil piirkondades on, et miks neid valikuid tehakse nagu mujale, et siis peaks nagu sellega tegelema ja pluss veel muidugi igasugused teemad või mõtted, mida varem oleme justkui rakendanud, maal elama päev hiljuti, et noh, et turvalisime ja rektoraalisime Koigi piirkonda, aga tegelikult peaks olema see mitte ainult ühe päeva teema, vaid see peaks olema ka läbiv teema ja kogu oma Järva valla üle nagu uhkust tundma või esile tooma, et me siin ka ettevõtluse osas kunagi Järvajääni ajal ma tegin sellise piloot Google Maps'i kaardi, kus on nagu Invest in Järvajaani, et mul oli välja toodud seal need vabad ressursid ka mitte ainult valla nii-öelda vabad ressursid, vaid ka nagu erasektoris olevad ressursid, et kellel on siis garaaž või vana mingi söökla kuskil on jõude seismas või maa-ala, et lihtsalt, et sellist infovahetust saab nagu omavalitsus oluliselt nagu rohkem teha ja sellist ettevõtlust turgutada või ka, mida meil volikogu liige ja noh, Meelis Mändla on rääkinud ja et noh, et just see, et alustav noor või kes noor tahab maja ehitama hakata, on ju, et teha ka neid õppepäevi, et keegi nagu seda koolitust justkui ei tee, et kuule, et aga kui sa tahad nagu hakata siin pere looma, et noh, sul on isegi krunt võib-olla valla poolt siin soodsa hinnaga, on ju, aga kuhu sa siis jooksma pead, et mida sa tegema pead selleks, et saada päriselt nagu kopp maasse lüüa, et sul on vaja seal käendusi, sul on, mis võimalused sul mingite KredExitega on ju, et kas sa saad mingi, ma ei tea, valmis maja püsti panna, et mis see kõik endaga kaasa toob, et või ma ei tea, mitu ema-isa maatükki sa pead tagatiseks panema, on ju, võib-olla Swedbank või SEB või kes iganes siis pankadest tuleb, ütleb, et näed, selleks, et siin Koeru piirkonnas maja ehitada, on ju, sul on vaja maja hinda pluss veel, ma ei tea, 30% käendust, on ju, et aga noh, see info on täpselt selline, kõik nagu nuputavad või mõtlevad ise selle peale või noh, peavad nagu õppima, aga see protsess nagu elu alustamiseks või ettevõtluse alustamiseks võiks olla oluliselt nagu lihtsam. Kui vallal oleks rohkem nagu muneressurssi, siis saaks ka noh, teha nii, et me ei peaks rääkima, et noh, et mis me kõik nagu panti paneme ja kui hull see olla võib. Alguses ma muidugi mõtlesin, et sa räägid, et noh, et Mändla pakkus välja sellist koolitust, et noh, et ehita ise maja endale, et näed, et sarikad ja et no on niisugune nagu ehituse alane, et sa saad võib-olla oma õppimise ajaga endale maja püsti, eks. Ja siis oleks nagu ehitusettevõttele nagu mingit nagu tööd või asja. No see on ka variant muidugi, et eks see ressurss ise teed, eks. Kunagi kogukond tuli ja ehitas maja sulle nagu, et mingi noor pere oli, siis kõik tuli kokku ja tegid ära. Küla tuli kokku ja see oli seal ikkagi nädalatega valmis. Et see ressursi teema on üldse muidugi eraldi teema, sest et KOV, kui me räägime siin, et võtamegi nüüd täna varsti paari tunni pärast Järva valla eelarvestrateegia vastu ja noh, meil seal ka väga palju täiendusi ei ole, sellepärast et valla ressursid ongi nii õhukesed, et me sisuliselt investeerime ainult laenurahaga. Laenu teenindamiseks meil ka tegelikult nagu peab olema ju tulem, meie tulud peavad olema suuremad kui jooksvad kulud, aga seda tulemit ka ei ole, et meil saaks laenu teenindada. Et siis, ja kui strateegias öeldaksegi, et me suudame neid investeeringuid, mis me justkui oleme planeerinud siin järgmise, ma ei tea, 4-5 aasta jooksul ellu viia ainult siis, kui me oluliselt vähendame majanduskulusid, on ju. Ja teades, et majanduskulud järjest, noh, elekter ja muud hinnad ju ainult tõusevad, et siis me oleme nagu sellises nagu surnud seisus, et me siin võime unistada igasugustest suurtest asjadest, aga reaalselt on see, et me peaksime võib-olla rohkem vaatamegi, et kuidas me suudame olemasolevat taristut nagu korras hoida, et see asi toimiks, et nagu juurde ehitada on väga keeruline, et võib-olla tõesti mingite projektide või programmidega, et siin nüüd järgmise aasta eelarvesse läks siin või mitte eelarvesse, vaid strateegias on ette nähtud 200 000 selliste spordiväljakute investeeringuks, siis ilmselt võiks ka liidri toetusega olla, et multifunktsionaalsed väljakud, mis võib-olla maksavad 100 000 eurot, et neid teha nii-öelda piirkondadesse, et siin Koerus kindlasti on vaja
või Kiimavere Aravete, et kus nagu seal on ikkagi õhtuti kümned ja kümned lapsed väljas, on ju, et siis neil peaks olema selline koht olemas, kus siis nagu harrastada ja teha. aga kuidas see on siis, milline eelarve tuleb, et noh, volikogu võtab eelarvestrateegia vastu ja osad liikmed tuleb kunagi enam volikogusse, et täpselt ei tea ju, kuidas valitakse, et tuleb ju tõesti uus koosseis, paljud kandideerivad uuesti, aga milline eelarve ja vald antakse siis nagu edasi järgmisele põlvkonnale, võiks öelda, sest iga valimine on nagu põlvkonnavahetus mõnes mõttes. No ega sel korral selles mõttes on huvitav põikan teisel teemal, et see põlvkonnavahetus selles mõttes tuleb päris huvitav, et meil väga paljud ju volikogu liikmed, kes praegu on, ei kandideeri üldse, et Reformierakond ei tulnud üldse välja, et nende liikmed on täiesti kadunud, et nende hääled on ka kuskil siis nii-öelda siis peaksid kuhugi minema. Aga et selles mõttes põlvkonnavahetus tuleb, ja palju uusi kandidaate on teistes nimekirjades ka, aga mis eelarve üle antakse, selles mõttes on, ega eelarvet üle ei anta, eks see on ka nagu murekoht, et eelarvestrateegia ei ole alati eelarve alus, et lõpuks on see, et volikogu koalitsioon või kes siis nii-öelda võimale saavad, ega siis strateegia ei ole kuidagi siduv tegelikult, et kui seal sul on praegu näiteks, ma ei tea, spordiväljakud on 200 000 sees, aga kui seda näiteks järgmine aasta eelarves ei ole, et ega siis keegi ei sanktsioneeri kedagi, sest lõpuks on see volikogu enda otsus, mis eelarve vastu võtta. Et õhuke ja kuidas siis, ma kuulen ka erinevat, et valla rahaline seis on nagu halb, et kui halb siis ja kui väiksed või suured need võimalused on, et ikkagi mina mõtlen sellele, et okei, ma tulen kandideerin, nagu saan sisse meeskonda, et siis me peame üheskoos seda nagu tegema, eks. Et valla inimeste hüvangu eest seisma ja selles ma olen ühte meelt, et kohalikud peavad vedama seda, sest neil on nagu reaalselt, võib-olla hoolivad sellest rohkem, sellepärast, et me oleme siit pärit ja tahame siin edasi olla või on lapsed siit või siuke põlisrahva teema ongi see, et sa oled selle maaga nagu seotud, siis sul on nagu suurem vastutus. Absoluutselt, selles mõttes see vastutuse teema ongi, miks ma tahan, et või miks on oluline, et need samad inimesed, kes siin iga päev käivad, kes on iga päev poes, kes käivad siin laulmas, tantsimas ja kultuuriringis või et nad olekski nii-öelda vastutajad ka siin, et kui sa oled kuskilt mujalt, on ju, siis kas või siin abivallavanem näitel, et aga teda ei seo Järva vallaga midagi, ta teeb tööd, ta vaatab Exceli järgi, on ju, ja näiteks, et et see on mõistlik otsus, et justkui paberite järgi, aga nagu seda hinge või vastutust tal selles mõttes ei teki, et ega kui läheb nässu ja läheb siis järgmisesse omavalitsusse. Keskkonnateemad on veel eriti siuksed, et kus me räägime, et nagu tuhandeteks aastateks põhjavee kuskilt kohast nagu ära viimiseks järeltulevatele põlvedele, et kui siukseid asju nagu Excelist külma nagu kasumi ja kasv printsiibiga ainult vaadata, siis peale meid tuleb ikkagi järgmine põlvkond mitte veeuputuseks, proovime vähemalt midagi paremaks teha, mitte hullemaks. Aga selles mõttes ma nagu mingit optimismi praegult nagu ei julgeks kuidagi eelarve mõttes süstida, et kui praegu 2 viimast aastat elasime veel ju tegelikult tänu sellele nii-öelda hästi ja suutsime miskit investeerida, et meil on Väätsa-Prügila müügist, aktsiate müügist oli 800 000 meil nagu nii-öelda eelarve nii-öelda plussi, mida muul ajal nagu see saabki nüüd otsa, järgmine aasta meil seda nagu puhtalt aastaga löödi laiaks tehti investeeringud ära ja ongi kõik, on ju, et ega aga mis sa arvad, kas vald peaks siis nagu ka nagu rohkem asju kinnisvara ja kõike nagu maha müüma olema nagu selles mõttes ka õhukesem või peaks hoidma nagu kogukonnale need kogukonnakeskusi ja rahvamäesid eks siin on nagu kahtepidi, et kas me ühtepidi lööme ja nagu viskame lusika nurka, ütleme, et kuule, et ega meil rahvaarv ainult vähenebki ja peamegi kokku tõmbama ja paneme selle kooli kinni ja selle kultuurimaja kinni ja siis noortekeskuse kinni siin on ja paneme kõik ühte majja kokku ja nii edasi. Et aga ma arvan, et siin nagu tuleb, mina olen nagu veel seda usku, et inimesed tahavad maale tulla, kui neil on
nii-öelda antakse võimalus tingimusi ja sellest räägitakse ja et ega ma arvan, et Koeru olevik ja Järva-Jaani olevist praegu vabu kortereid, kus sa nagu tegelikult saaksid üürnikuna sisse tulla, on nagu Järva-Jaanis ma ei tea ühtegi praegu. Et tegelikult nagu selline maa vibe või nii-öelda selline väikse koha võlu on olemas, aga jah, et pigem mitte nagu ainult kulusid vähendada, vaid me peaksimegi vaatama, kuidas nagu tulusid suurendada ka, et pere eelarves samamoodi, et kes sul on nagu kas sa pead palgast ära elama, või siis sa teed veel mingit väikeseid sutsakaid või mingit nii-öelda tegevusi, et saada täiendavat tulu, et mingit investeeringut teha või laenurahaga loomulikult sa mingit õpetajate palkasid maksma ei hakka, nagu siin riigi puhul vist kipub nii olema, et võtame laenu, et püsikulusid nagu katma hakata, et siis see on nagu väga halb tee. Aga et nende investeeringutega peaks siis nagu tekkima see lisandväärtus, miks siis peaks juurde tulema inimesi ja et aga kuidas sa mõtled, kuidas see nagu, ma arvan, et see on meil selle, ma arvan, kõigi nende programmis, et kõik tahaksid seda, et inimesi juurde tuua, et see on nagu kõigil ühest suust, aga kuidas see nagu reaalselt võiks välja näha nagu? Et mida siis nagu praktiliselt saaks ära teha, milliste eelnõudega me saame volikogus lauale tulla, et see päriselt nagu juhtuks? No üks teema kindlasti, mis on ka eelarvestrateegias sees äkki 2027 või 2028 äkki on nii-öelda kodutare tüüpi hoonete ehitamine, mis tähendab see, nagu Imaveres on ja Järva-Jaanis osaliselt on siis sellised elamud või nii-öelda väikeste korteritega, elamispindadega majad, kuhu eakad saavad sisse tulla. Ehk siis meil on praegult, see oleks huvitav statistika, palju meil on maju Järva vallas, kus on ainult üks elanik sees. Ja see on, ma ei tea, 60+ inimene. Ehk kui sul on nagu siin ka Alevis vaatad, kunagi siin Koerus või Aravetel ja mujal ka, kus on neid väike elamuid, kus nagu üksik vanem inimene elab terve maja peal, mis on nagu väga ebaefektiivne ressursikasutusena. Ta tegelikult juba tahakski võib-olla elada nii-öelda väiksema pinna peal, tal ei ole seda võimalust olemas. Et ma arvan, et see on nagu üks selline teema, millega peaks jõuliselt tegema, et selliseid, ma ei tea, 10-15 nii-öelda väike korteriga hooneid kodu lähedal luua, et ma tean, et neid meetmeid on ka olemas või tulemas, et sellega jõuliselt tegeleda, et seda elamispinda ratsionaalsemalt ära kasutada, mis meil olemas juba on. Pluss on muidugi see, et olemas olevaid. Et kui see on nagu kellegi eraomandaks, et siis me ei saa võtta, et see nagu, et kuidagi see tundub mulle vale, et kui me hakkaks seda kuidagi survestama, et nad ei suudaks seda üleval pidada. Sellised näited on ka, et kus tuleb nagu hoolekandeteenust pakkuda, et eakas ei saa hakkama enam ja siis ongi nii, et kas siia suurde hooldekodusse ja oma maja, et siis müüb vald maha, et saaks selle nagu maksta selle, eks. Et kui see nagu muutub siukseks nagu survestamiseks, siis on sellel nagu halb. Absoluutselt, sellega ma täiesti nõus, et see ongi see vaheetapp, et inimene ei taha hooldekodusse minna, ta ei taha kombinaati, selles mõttes suurde hoonesse tulla, kus on sajad ja sajad inimesed, aga kui sul on nagu selline tore ühekordne sarnaste elukommetega ise hakkama saa, kes käib võib-olla poes veel kord nädalas, võib-olla koduhooldustöötaja käib lihtsalt vaatamas, kes on kõik timm, et seda vaheetappi pakkuda inimestele, et kui sa oled nagu majas, sa ei jõua puid tassida, võib-olla ahju kütta enam, aga et sul on võimalus nagu see vaheetapp, et sa ei pea kohe minema hooldekodusse kuhugi. Aga kuidas see siis välja näeks, kas me peaks nagu hakkama rajama uusi nagu kinnistuid selleks tarbeks nagu ehitama ja mehitama, see on ka suur investeering, eks eriti mõelda, kui see on nagu väikesed majad ja nii-öelda tared nagu nagu perekodud nagu lastekodu tasemel. Eks ta laias osas ongi, et ma lihtsalt, kuna meil on näited olemas vallas, et siis ma julgen nagu seda rääkida ka, et meil Järva-Jaani endine hostel, mis oli endine õpilaskodu, siis ongi seal, sul on tuba, WC ja ühisköök ja seal on meil praegu vist 10+ eakat inimest juba,
mis ei ole hooldekodu, nad maksavad äkki 175 või 200 eurot kuus. Seal sees on elekter, vesi, kõik asjad, on ju. Ehk siis sul on nagu elamiskuludega, see on nagu, noh, see ongi piirnebki sellega, on ju. Pluss siis ülejäänud on siis sul toidu ja rohtude ja muude kulude jaoks, on ju. Aga sa saad olla nagu elu keskel, sul on apteek lähedal, sul on perearst lähedal, sul on päevakeskus lähedal, sa saad oma igapäevaseid toimetusi teha. Ja sul ei ole seda nii-öelda, noh, hooldekodu teemat ei ole sul, et kus sa oled nagu, noh, kuskil mingis suures koridoris ja mingi oma rütmiga, on ju, et... No, ma olen ka seda meelt ja me põlisrahva koostöökoguga siuke üleline põlisrahva programm on ka, see on seal sees, et eakate hooldus ei saa toimida nagu sellises suures, noh, nagu kombinaali stiilis, et see peab olema nagu inimlikum ja kogukonnaga nagu kaasatud, et kindlasti, ja noh, eakate huvitegevus ja kõik siuke asi ka tegelikult on huvitegevus. Ja me peaksime mõtlema, aga just, et kuidas noored tagasi tuleks linnast, sest et enamasti öeldaksegi, et noh, pole tööd, mis ma siin teen, nagu et ma lähen linna tööle. Et noh, töökohad üks asi, et kuidas me saame soodustada, teisalt on asukohavabasid töid aina rohkem. Inimesed teevad arvutiga tööd, siis me saame pakkuda neile seda looduskeskkonda ja järved, jõed, metsarajad, eks, et me hoiame seda, soodustame seda, et seda ei võetaks maha. Ei no eks siin üks asi on see oma noorte tagasitulek, teine on lihtsalt noorte inimeste tulek või ärksate inimeste tulek linnast tagasi, kes nagu maaelu väärtustavad, et noh, lõpuks mingil hetkel saad aru, et ega maale, noh, külla minek, kus sul võib-olla oma majani viib kilomeeter põlluteed, on ju, noh, see on nagu, sa pead ikkagi olema väga vapper inimene, et sinna elama lähed, sul on džiipi vaja ja sahka lõpuks vaja endale, et üldse välja saada, on ju, et noh, et kui me räägime maa päris niimoodi kuskil, et sa oled metsa sees elad, et siis see peab olema sul ikkagi väga sügav nagu tahe, et... No aga noh, võrreldes Tallinna ja Harjumaaga on meil ikkagi maa, eks isegi, noh, et vald... No meie vald ongi tegelikult maa selle mõttes. Tuleb lükkab Oovini ja on nagu mõnes mõttes lähedal, eks. Et ega noorte jaoks ongi see kindlustunne, miks noor peaks tulema, on see, et tal on, no okei, endal on töö, noh, on see siis kaugtöö või ta saab siin mõnes asutuses tööd teha või teeb ise midagi, on tubli, ma ei tea, disainer või siis loob ise oma ettevõtte, et pakub mingit teenust, aga teine kindlasti on see, et kui ta tahab perekonda luua, et siis tal on oluline see, et tal on hea haridus, lasteaed on lähedal, ta saab huviharidust pakkuda, et tal on nagu kindlustunne ka see, et kui ta siia selle maja või korteri või elamise siia toob, et siis ka 10 aasta pärast see on siin kõik olemas, et neid kindlustundeid peab nagu andma ja pigem vaatama nagu sellisega, et või noh, uhkusega ütlema, et kuule, et meil on Järva vald, et meil siin teenused säilivad, meil on plaan igal pool öeldagi, et siin on hea elada, teenuse kvaliteet on meie nii-öelda prioriteet või noh, nii-öelda hariduse kvaliteet. Aga kui reaalselt, noh, sa ütlesid, Imaveres on nagu 3 inimest läheb esimesse klassi, aga piirkonnas on lapsi palju, siis nad justkui ei arva nii, eks, et see on hea kvaliteet. Või noh, et meil on ka kodukool, meil on sõbrad, kes teevad kodukooli, et see on nagu valik, et olla lastega koos ja ise vastutab selle hariduse ja noh, lapse kasvu juures olla. Et mis veel saaks teha, kas kuidagi eraalgatuslikud lastehoiud, koolid nagu võib-olla, kuidas me saaksime seda, et kui seal on tellija huvi muutunud, ütleme, et enamus, ma ei tea, mis nad siis teevad, kus nad on, mujal käivad koolis, kas seal on parem, mida me siis saame nagu parendada selles, et haridus oleks ka nagu inimeste näoga, inimeste poolt, inimestele. Eks ma arvan, et päris palju on siin sellist võib-olla suhtlemist, kaasamist, hoolekogudega rääkimist, et kus on mingid vajakajäämised või et leida ka need juurpõhjused üles, et miks need otsused tehakse. Võib-olla on väga pragmaatiline, et noh,
ma ei tea, ema-isa käibki, ma ei tea, näiteks Põltsamaal tööl on ja hommikul tal ongi lihtsam võib-olla sinna viia, on ju, et ja tagasi tuua ka, et ta ei pea nagu muretsema selle pärast või võib-olla ongi see järgmine huviring ka seotud selle sama kohaga, kuhu ta lapse kooli viib, aga noh, me ei tea seda, on ju, et lõpuks, kui meil mingid sellised justkui nagu murekohad tekivad, et siis peaks nagu sellele ka adekvaatselt ja kiiresti reageerima, et aga lihtsalt, et mitte öelda, et noh, me ei tea, ju siis mingi põhjus oli, on ju, et tegelikult meil nagu sellist analüüsi poolt või nii-öelda põhjuste otsimist peaks nagu rohkem olema või teistpidi mõned näited jälle, on ju, kus siis aastaid tagasi seda meelt, et see ei peaks olema nii, et me teeme otsuse ainult siis, kui me saame selle otsuse tasuta kätte, et lõpuks see ju läheb niivõrd palju kallimaks, ma isegi ei taha sellest selles mõttes nagu rääkida, siis me räägime mitu tundi veel sellest, et ma ei tea, tuuliku tasuvusaega on 15 aastat, on ju, noh, ma ei tea, firma läheb pankrotti, siis meil on seal tuulik püsti, mille utiliseerimine maksab ise juba 1 000 000 eurot, on ju, või noh, pluss ilmselt rohkem, on ju, ja see vallale pärandiks, on ju, rääkimata sellest, mis kahju ennem juba tehakse, on ju. See betoon, et kui inimesed võib-olla mõtlekski sellele, et iga tuuliku alla käib suur auk, kus on 2000 tonni betooni, raudbetooni, ja siis pannakse sinna siuke 500 tonnine terasmast püsti, mis hakkab siis võnkuma, väikest seismilist aktiivsust tekitama ja meil on siis karstiala, nitraaditundlik ala. Ohud ei ole ainult nagu loomadele, lindudele, inimestele siin ökosüsteemis, vaid ka sellele põhjaveele, pinnasele, kõiksugu reostused, et noh, mõni läheb põlema, mõni on Eestis ka põlema läinud juba, sealt tuleb mitu tonni õli ja millega neid pritsitakse, et need ei jäätuks, seal on mürgised ühendid, mis jäävad nagu keskkonda, satuvad toiduahelasse, mikroplast, mis sealt tuleb 100 kilo mikroplasti aastas lendab sealt minema iga tuuliku küljest. Et selles mõttes mul on hea meel, et Järva vald on selles mõttes olnud vähemalt ühtne, et nagu meelsus on üks, aga nüüd võiks nagu see otsus ka ära tulla, aga noh, selge see, et selle koosseisuga seda ei juhtu, et täna see otsus ei tule. Aga kui palju opositsiooni kaasati sellesse, et anda teada, kus maal me oleme, mis arengud, kuidas me edasi läheme, mis me plaan on siis ellu viia seda, mis on lubatud, et tuulikud ei tule? No ega otseselt ju kaasatud ei ole, et ega meie sõnum ju ka kevadel või talve-kevade hakul oli see, kui sa ise käisid ju ka rääkimas volikogus, et sõnum vallavanemal oli see, et palun kaasa inimesi, kes on spetsialistid ja aidatakse teha nii-öelda pabereid ja vastuseid ja nii-öelda põhjendusi, et miks see nagu peaks nii-öelda planeeringu mõttes nagu lõpetatama, on ju. Aga ma ei tea, nüüd küsimus, palju sind siis kaasati, on ju, kui see sõnum nagu meilt läks siin volikogus opositsiooni poolt, et kuule, et palun kaasa nagu inimesi, aga kas ametnikud sinu poole pöördusid või kaasati? Mina pöördun nende poole ja ütlen, et teeme ja kutsuge ja et tuleb teha ja sellesse volikogusse, mis täna toimub, ma kirjutasin ja küsisin, et ma saaks ette kanda, et me ei saa seda edasi lükata, et tuleb vähemalt arutada sisuliselt, et siin nende inimestega, kes vastutavad, mitte edasi lükata ja vastutusest nagu viilida. Ja eelmisesse volikogusse kirjutasin, Elram oli aseesimees suvehakul ja kevadel ma ka ikkagi Toomasele ütlesin, et kuule, teeme, ma tahan, räägime, ei ole nagu tahet. No mõtlengi, et see ongi nagu see nõme, tekibki imelik. Et ühelt poolt justkui öeldakse, et me oleme nagu jah, et me oleme nõus, et me oleme vastu, aga ühtegi nagu sammu või isegi nagu kaasamist selles mõttes, et kui sa pakud abi, et siis seda nagu ka ei taha, et küll me pusserdame siis, pusserdame on võib-olla halb sõna, et menetleme ise siis, aga et samas vastust ei ole tulnud kirjale, mis ma juba eelmine, ma ei tea, oktoober saatsin vallale, kus KSH-le ja neile oma nagu siis hinnangud ja ettepanekud ja küsimused saatsin, et siis sellele ma ei ole siiamaani vastust saanud. Et see ei ole läbi töötatudki neil see asi, et nüüd nad võtsid Põltsamaa endise majanduse peaspetsialisti või selle meie Triinu, kes oli Põltsamaal, nüüd on meil siin ehituse peaspetsialist. Et tema tegi enamus vastuseid Põltsamaal ja tegeles sellega. Et mõnes mõttes nad on seda pädevust võtnud. Ma ei tea, Kersti kohta
kui tema mulle selle vastuse kirjutas, mille vallavanem Karro allkirjastas, siis see ei olnud küll väga see oli ikkagi väga halb vastus, kuna paljud küsimused ja viited, millele ma viitasin, ei olnud isegi nagu loetud või süüvitud või prooviti ümber lükata asju, mida ma justkui nagu millele ma viitasin ilma omasuguse sisuta. Et siis tundubki, et kas vallad, ametnikud, osad, jurist kuskil mängibki ainult arendajate kasuks, eks. Ütleb, et oi, nüüd saate nagu kohtukulud kaela ja sihukestel on alust, kus nemad teavad, kellel õiguslikku alus on, eks nemad on kuskilt selle info saanud. Reaalselt õiguslikud alused tulevad ülevõttest seaduseaktidest. Põhiseaduse järgi me KOV-ina on vastutus oma inimeste ees ja kohustus hoolitseda sihukeste asjadest, meil ei saa nagu koormisi panna ja hakata ümber rääkima, et tuhanded allkirjad väikses vallas ei ole avalik huvi, siis tuleb taevas appi. Et see on nagu musta valgeks proovime rääkida, et paberil, et tegelikult võib-olla riigil suuremad huvid. Või siis ütlevad, et kuulete, aga vallas on üle 8000 elaniku, et 1600 on ainult ju, ma ei tea, veerand elanikest. Selles mõttes, et see ei ole, et kui me tahame nagu hakata mingit aga see ei olnud ka niimoodi, et me teeks teavitustöö ja ma usun, et me saaks vabalt 4000, 5000 allkirja kui vaja ja kui vaja, siis teeme seda. Ma teame seda ainult ühte inimest, kes on öelnud, et miks me tuulikute vastu võitleme, see ei ela ka Järva vallas. Urmas. Tal on üks tuulik. Okei, nojah, selles mõttes, et tema ka, aga lihtsalt, et me nagu enamuses justkui nagu terve mõistusega saame aru, et see ei ole nagu hea mõte ja seda ei ole nii-öelda siia meile maapiirkonda teiste inimeste vahele vaja, aga siis on nagu, ei tule seda nagu lõplikku teemat, aga loodame, et siis järgmine volikogu koosseis võtab selle nagu juurde. Võtab vastutust. Jah, midagi veel lõppu öelda, me oleme pikalt juba vestelnud, et kuidas, ma ei tea, et miks sa kandideerid või kuidas, miks inimesed peaksid Järva valla heaks inimesi valima, et ei sina või meeskond või mida teistmoodi, kui nüüd rahvas usaldab. Tead, selles mõttes on huvitav, me oleme ainus valimisliit, kes on ainukene parteidest sõltumatu ja ei ole erakonna silti küljes ja ei ole erakonna raha juures ja meil selles mõttes, eks me üks nagu selline teema ongi, et me või nii-öelda slogan või mõte, et me elame siin ja me saame koos tegutseda Järva valla heaks midagi ära teha, et me peame koos tegema, et meil on praegult ikkagi olnud see lõhe seal opositsiooni ja koalitsiooni vahel kogu aeg, et siit läheb joon, teie tehke ära, isegi kui on vahepeal räägitud justkui kaasamise jutte eesseisusesse või kuhugi, et see on ainult sõna kõlksuks jäänud, et minu meelest see teema, millega ma ei tea, kas see peale ei ole, et seesama kas või pädev vallavanem, kus vallavanem ei peaks juhtima volikogu sisuliselt, et see muutus võiks toimuda, et volikogu on päriselt nagu arutamise koht, inimesed saavad nagu argumenteerida, vaielda, spetsialisti kutsudagi rääkima, et me oleksime nagu parima infoga nii-öelda otsustamise juures, mitte see, et meil on kuskil keegi koalitsioonis rusika laua peale löönud ja öelnud, et kuule, et nii peab tegema, siis koalitsioon volikogus ka viskavad käpad püsti ja ongi kõik, et aga kui palju see nii on olnud seemaani? No ütleme nii, et volikogus ju arutelu põhimõtteliselt peale selle, et me opositsioonis või peaasjalikult siis meil tubli Ester või mina või vahel ka EKRE poole pealt mingeid küsimusi on ju tulnud, nii-öelda teema arutelu koha pealt, aga kõik justkui on varem kulisside taga ära otsustatud juba, et on olnud näiteid viimases koosseisus, kus on mingid otsused, näiteks üks teema, mis meil on ka oma programmis sees, et kastmisvesi peaks olema nii-öelda kanalisatsiooni maksuvaba 5 kandi ulatuses kuus, et keegi ei hakka mingi hullult basseine täitma ja nii-öelda muru kastma, aga et aiamaal saaks ikkagi
porgandid ja tomatid kasta, kui on põud, kus ei ole vihmavett ka võtta, et see on nagu selline eraldi teema. Aga et oli näide, kus siis koalitsioonis osad inimesed ütlesid, et tegelikult jah, see kastmisvee teema on selline, et peaks olema nii-öelda kanalisatsiooni hinnavaba. Võeti vastu, see oli üks meie nii-öelda opositsiooni justkui võit mingil hetkel ja siis 2 kuud hiljem ikkagi räägiti need inimesed ümber, öeldes, et kuule, et ei, et see niimoodi ei lähe ja siis pandi ikkagi kanalisatsioon kastmisveele. Ma ei tea, kes need ümber rääkis, et siis küsisin ka seal, et on meil sellist erakondade halli kardinali mõju tunda siin Järva vallas või? Ma arvan, et teate, sellega on veel eraldi teema, et erakondade nimed praegu, kas on see Keskerakond või Isamaa, ma arvan, et siin nagu seda maailmavaatelist vahet ei ole. Selles mõttes, et võiks vabalt nimed ära keerata ja samad seltskonnad jätkata, et pigem siin on nagu justkui selline, teatud erakondade puhul, et on nagu sellised, kas mingist tekkest sõpruskonnad jäänud või mingid liinid võib-olla ka erakonna mõistes on, aga mis maailmavaatelist poliitikat me kohalikus elus ajame tegelikult? Tegelikult võiks olla, et kohalikud kõik ühes koos, eks, et kogukond otsustab ja samamoodi, et Imavere inimesed, Halbu inimesed, ei ole koheldud meie poolt, vaid et me, et sealt koha pealt tuleb võimalikult palju otsuseid. Absoluutselt. Et me nagu praegu oleme kuidagi et maailmavaateline, kas meil on vasakpoolsed või parempoolsed, või ma ei tea, sotsiaaldemokraadid on ka välja tulnud justkui vasakpoolsed, üks parempoolsete kandidaat on ka meil, et tegelikult on nagu huvitavad nagu need nimekirjad tulnud, aga et kes meil on parempoolsete kandidaate? Kus ma ei eksi, äkki hirmut ei mäleta, ühesõnaga, aga et tegelikult ju see nimi ei ole tähtis, lõpuks valitakse inimest siin koha peal, lõpuks üldjuhul. Võib-olla ainukene, kellel mingi selline nii-öelda üldisem nii-öelda kuvand võib-olla nagu Eesti tasandit ongi EKRE võib-olla ainult, kellel nagu võib-olla minnakse ka nagu seda EKRE nime valima, aga ma ei tea, Keskerakond mõnes mõttes ka ikkagi on üleriigiline erakond ja sotsid ka, eks, et sotse meil enne ei olnud, eks, et nüüd nad tulid välja nimekirjaga, et eks me näe, kuidas see on ka uus tuul. aga ma arvan, ikkagi valitakse nagu inimest, et ega Keskerakond on ka tuntud Järva valla tegusad inimesed sees, et siit koerust mul on väga hea meel, et tulid ka nüüd ettevõtlikud Lauri Bobrovski ja Rain Rõmmelgas, kes on nagu sellised, tahavadki nagu kohapealset elu edendada, mis ongi nagu äge, aga see, et kas nad on Keskerakonnas või oleks nad tulnud, ma ei tea, valimisliitu või Isamaasse läinud, ega vahet ei ole. Nad oleks saanud ikkagi oma nii-öelda kogukonna hääled taha, et seal nagu selles mõttes, ma ütlen, nagu see nimi oleneb ikkagi inimesest, kes seal nagu no osad on võib-olla ei ole nii nagu südikad ise mingit poliitikas võib-olla osalema ja otsuseid nagu tegema, kaasa mõtlema, vaid toetavadki, et kui sa vaatad, kui pikad nimekirjad on nagu, eks, et siis seal ei ole inimesi, kes kõik aktiivselt tahaks midagi ära teha. Pigem on, vaatame ikkagi nagu meeskondi ka, et kui meeskonna erakonna otsus tuleb nagu mõned inimesed võib-olla, siis et kui su sõbrad usaldavad sind sõbrana, hea inimene, aga kui palju sa saad neid asju ellu viia või seal, kus sa oled, on ka küsimus. Ja see sõltub inimesest muidugi endast ja sellest, kui avatud koostööd me teeme üldse volikogu sees. Mina tahakski tuua seda, et me sisuliselt hakkaks asju nagu kaasa mõtlema, me ei pea nii palju nagu sundasju tegema, kui võib-olla räägiks nagu lahti, et inimesed saaks aru, mis me seal teeme, sest praegu Ester on ju ainuke, kes keskkonnaalaselt kas või vähemalt seal teiste eelnõudega on ka paljudega nii, et temal on 23 aastat on volikogus olnud, 16 vallasekretär ja tundus nagu tema päriselt mõtleb kaasa, aga paljud teevad oma tööd ja käivad seal hääletamas. Ja just selles mõttes jah, ma olen nagu nõus,
et ega seda ülemäära läbitöötamist või kaasamõtlemist volikogu tasandil võiks rohkem olla ja kui nimekirjade osas ka, et meil võib ka tunduda, et meil on nagu lühem nimekiri kui eelmine kord, et meil on 13 nime valimisliidus on ju. Aga teistpidi ma ütlen, et need, kes seal nagu nüüd on väga tublid oma ala inimesed, nad on küla eestvedajad, nad tõesti nagu tahavad siin Järva vallas midagi ära teha, nad ei ole lihtsalt nagu hullult meelitatud, et tule, et meil on ikkagi nimekirja inimesi vaja, on ju, vaid et mõnda tuli ikkagi motiveerida ka, Ester ju tahtis loobuda, on ju. et nii pikalt olnud, aga et sellisel puhul muidugi oleks nagu suur kaotus Järva vallale, et kui Ester näiteks nagu kaasa ei lööks, on ju. Aga mõned nimekirjad küll nad mõtlevad, et ma ju tean Järva valda ka ikkagi päris hästi, ma tahaks öelda. Aga osad nimekirjad ja nimed on küll sellised, et huvitav, et siiamaani ta pole nagu üldse kaasa rääkinud või mõelnud, et ma ei näe seda nagu võib-olla on vaata nagu tahe, aga seda, sellepärast ma tahakski sellist debatti, nagu me täna siin teeme, nagu edendada, et inimesed saaks nagu väljendada ennast sisuliselt ka, et okei, et kes tahab, siis nagu palun, et teeme koos, tegeleme, võtame üheskoos vastutust, et noored ka samamoodi ju võiksime neid selles osas nagu valgustada ja harida ja rääkidagi erakonnapoliitika, meeskonnapoliitika selles volikogus, et alati ei ole see nagu tuttav nimi, et sa võidki võib-olla uuri sellelt inimeselt, kelle sa tahad hääle anda, tegelikult see hääl võikski olla ju see, et see on avalik, sa tead, siis sa ei saa nagu võltsida, saad oma toetuse tagasi võtta oma sõbralt, nagu valitad oma sõbrad, mine tee sina, aga küsid nagu talt üle, mida ta teeb ja kuidas, eks, et kas tal on see selge see, kuhu ja paljude puhul on, ma usun ka, kogukonna sisendit tuleb siis inimestelt, kes kandideerivad, kes on külaliikumiste juhid meil seal Koigis, igal piirkonnal on tegelikult kandidaat, eks. Et see on nagu tore ja ma loodan, et me saame kõigi nende aktiivsete inimestega nagu koostööd teha ja rääkidagi nii, et kohalik huvi oleks nagu esmane, et me ei hakkaks üksteist nagu kohtlema ebavõrdselt, prooviks nagu selle suure laevaga nagu õhku tõusta, hakkama saada ja õitsele lüüa. No jah, et selles mõttes ma olen täiesti nõus, et sellist, Järva vald on suur omavalitsus ja pikk ja ka, et koos nagu parimad mõtted või nagu sünergiat tekitada, et meil 1+1 võiks olla 3, on ju, kas või 2,5, aga et lihtsalt, et me nagu saaksime nagu neid paremaid mõtteid või ütleme ka meie ressurssi paremini ära kasutada, et on see siis inimressurss, ajaressurss või rahaline ressurss või ettevõtete ressurss või kas või kontaktide ressurss, et meil on mingi hull sotsiaalne kapital tegelikult on olemas, mida me saaksime võib-olla veel rohkem nagu terve Järva valla jaoks ära kasutada. Kuidas vald seda teha saaks või on sul mingi sõnum siis, ütleme, ressurss, inimressurss, ütleme, inimesed, kes meil siin on, eks, et kogukonnad, et kas nad võiksid või peaksid rohkem siis kuidagi osalema selles kogukonnaelus, poliitikas, Järvaval, ongi, meil on rahvamajad piirkondades, seal on kohalikud huviringid, kogukonnaelud, aga siis üle Järva valla nagu selline koostöö, et ma arvan, et mida võiks teha, mis me oleme mõelnud, ongi see, et ka kogukondade nii-öelda koguva või kuidagi selline, et meil külavanemad on minimaalselt, nii-öelda vanast ajast mõned külavanemad on jäänud. Mina usun, et aga paljud külaseltsid on mitme küla peale tehtud, et on siin Koerus on 4 külaselts või Käsukonna kandis on 5 küla koos ja on ka tehtud suuremad Koeru, siin hariduskultuuri selts on suur, et ka nende juhid saaks kokku ja jagaks nagu selliseid omavahelisi kontakte, teadmisi, siin Koerus on super hästi, on see Arukad külad ja Kirsika ja Ülle Jäägri eestvedamisel, et need asjad nagu toimivad, et võib-olla mõnes mõttes ka kaasata või õpetada ka teisi kogukondi sarnaselt käituma või kaasa tulema.
et ma arvan, et selline kogukondade nii-öelda eestvedajate kokkutoomine oleks ülioluline, kes ei saa volikokku ja võib-olla ei tahagi, onju. Aga et need lõkkeinimesed, sädeinimesi ei taha kasutada, et sädeinimesed ju kustuvad ära kohe, onju. Et lõkkeinimesed peaks olema need, kes tulevad kokku ja võib-olla ongi ümber lõkke ja arutavadki, kuidas nagu seda paremaks teha, seda elu, et seda ressurssi ma arvan, et me saaksime oluliselt paremini ära kasutada. No, mõnes mõttes sinu töö ja nagu elustiil ja võib-olla tundub, et mida sulle meeldib teha ja milles sul on nagu seda talenti, ongi osalt siis selline kogukondlik. Paide linnameeskonnal, kuidas sa kirjeldaksid seda, mida sa teed või? Ja kui rääkida nüüd natuke inimestele, kes ei tea, võib-olla kes on Arto Saar, siis kuidas sa kirjeldaksid, mis on sinu nagu töö, mida sa naudid ja elukutse ja pakkumis? Aga mul ongi praegu neid tegevusi on, see on päris selline lai ampluaa, et päris ma olen Paide linnameeskonna kogukonnajuht, ma tegelengi siis nii-öelda publiku arvu suurendamisega, justkui väga teistpidi ka erinevate ürituste korraldamisega, eakatele kõnnijalgpalli korraldamisega, käisid just Lätis kõnnijalgpalli rahvusvahelisel turniiril meie Järva valla ja Paide linna nii-öelda eakate grupid, et kuidas läks? Saadi ikkagi üks võit ka vist, aga saadi peamiselt seda, mida nad läksid otsima, head emotsiooni, et see on nagu põhiline. Et aga endast veel rääkides ongi see, et see mittetulunduslik või nii-öelda ühiskondlik roll on päris nagu lai, võib-olla liiga lai, et vahepeal nagu oma kodu ja pere jaoks peab ka nagu võtma ikkagi spetsiaalselt aega, sest ma olen Järvamaa spordiliidu juhatuse esimees, siis vabatahtlik päästja, kaitseliitlane, siis vean Järva-Jaani jalgpalliklubi ja discgolfiklubi, et neid muid tegevusi on nii palju, aga samas mingid, mis on nagu positiivne, ongi see, et paljudes kohtades ma olen suutnud kas jääda nii-öelda taustaplaanile, aga vabatahtliku päästjana, et ma seal olengi lihtsalt päästja, kui väljakutse on, et siis ma toimetan või siis ka discgolfi ja jalgpalliklubi puhul, et on tulnud juba nii-öelda järgmist põlvkonda või nii-öelda inimesi, kes võtavad vastutuse, et ma ei, Arto ei ole nagu A ja O, vaid et ma olen abis teatud hetkedel või aitan, ma ei tea, maratoni korraldada. Aga et ma ei pea seda vedama nii-öelda üksinda, et ühe mehe klubid ongi need, mis nagu suht ära põlevad, onju, ja või väsivad ära ja siis ongi see, et kui see üks tüüp eest ära väsib, siis on nagu selle klubiga finito, onju, et see on nagu ilmselt ka päris igal pool selline võtmekoht, et kus tekitada nii-öelda seda järjepidevust ja vantipärijat justkui ka, et kui see üks tüüp ära väsib, haigeks jääb, ära kolib, et siis kaardimaja kokku ei kuku. Aga sul selle plaanis kolida ei ole? Ei, ma ikka selles mõttes on Järva-Jaanis ja Järva vallas ikka nii kinni, et siin nagu plaane on kõvasti, et oskad sa tuua kohe, et see, mis sa kirjeldasid, kõik klubid ja selline ühiskondlik aktiivsus, kogukonna vedamine, mis sa teed, et kuidas ütleme, et kui Järva vallas tuleb hulk valijaid, kes siis toetab sind volikogusse ja Järva valla heaks nimekirja, et kuidas sa saaksid neid võib-olla oma andeid ja oskusi siis, kuidas Järva vald saaks sind rohkem ekspluateerida või kuidas sa saaksid rakendusse panna need võib-olla siin? No mingid teemad kindlasti, mis on teadmised võib-olla tulnudki mujalt või midagi rohkem teha, et on see sportkoolis näiteks rakendamine, noorte liikumisharrastuse laiendamine, et see on konkreetselt selline asi, mis nagu mujal toimib, meil on äkki Imaveres ja Albu koolis, tegelikult see võiks olla meil kõikide koolide programmides sees, et kuidas siis lisaks kehalisele kasvatusele, mis veel? See tähendab seda, et iga päev oleks üks liikumistund. Et muidu on praegu 2 liikumistundi nädalas, onju, aga siis on see, et kaasatakse, ma ei tea, jalgpalliklubis, korvpalliklubi, maadlusklubi, võib-olla sulgpalliklubi, tuuakse semestrite kaupa, tuuakse spordiklubid iga päev ühte mingit tundi andma. Ehk siis tegelikult saab see liikumisharrastus või nii-öelda liikumisharjumus juba lapsepõlvest peale ja sealt edasi juba mingid nii-öelda treeningharjumused ja muud on palju lihtsamalt tulema. Türi näide, kus on praegu see olemas,
no see tõestab seda, et sul nagu koolispordiüritustel lapsi nagu muda on ju, sest nad on harjunud seda tegema, nad on tervemad, nad ei ole ülekaalulised ja nii edasi, et see on nagu võib-olla selline sporditeema, mida saaks nagu minu puhul ära kasutada, aga kindlasti ka see kogukondade arendamise teema, mis siin nüüd, ma olin esimene lend, kes lõpetas magistrantuuri kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu 2022 aastal, et nüüd 6. lend just läks, Kirsika just sai sisse, nii et saab ka seda ägedat eriala nagu õppida, et ka see teema ilmselt on nagu selline, milles ma saaksin abi. Väga hea, kuna me oleme juba tunnitesse saanud. Rohkem rääkinud, pidin pool tundi rääkima. Ma ei tea, kas seda kas te ära kuulate seda. Et aga ja lihtsalt lõppu siis võib-olla see, mis ma olen nagu oma elu motodest või kui seda nagu me väga ju üksteist ka ei tunne, on ju. Et siis mul on 2 nagu teemat, mis ma olen nagu ka kutsutud rääkima oma asjadest ja elust ja siis ma olen rääkinud, just eile panin Messengeri selle koodiks või selleks mõtteks, et õnn on elustiil, et see on nagu peas, on nii palju inimestel kinni, et see on nagu mõtteviisi küsimus, kuidas sa oma elu elad. Ja teine teema, et ma olen vana kabesõber, isegi Urmas Virvesele kunagi pähe teinud, siin legendaarsele Urmas Virvesele. Ja kabes on ju see, et kui sa tahad nagu mitut nuppu võtta, et siis sa pead ikka kõigepealt andma. 1 või 2 nuppu, et muidu sa ei võta mitut nuppu, et elus on samamoodi, et kui sa nagu kuidagi miskit tahad saada, et siis sa pead ikkagi kõigepealt endast andma ja siis sul on võib-olla õigus oodata, et sa saad midagi tagasi, et lihtsalt, et kui muidu oled patiseisus ja kõik nupud on kinni ja see on selline minu arust lihtne elu filosoofia mõte, et elu on lihtne nagu kabe, et võtta ja siis sa pead andma. Otse spordist. Ja, aga aitäh, Hardo, sulle tulemast ja edu kogukonna elu edendamisel. Nojah, aitüma ja jõudu sulle ka valimistel ja siis valimistel näeme ja siis üks sõna lõppu on nagu see lahinguväljal näeme. Aga ei tore, et selles mõttes, et ega ei olegi lahinguväli, et peaasi, et saavad mõtlevad ja vallast hoolivad inimesed volikokku, kes siis nagu tahavad sinna panustada ka, et lihtsalt ei tule sinna volikokku istuma. Jah, et kuulavad vaatajad, siis valige targasti mõtlevaid ja aktiivseid inimesi. Just. Olgu. Jah, kõike head.